Tulime elu nautima väga erilisse baari, mis on Jõesuu lounge ja siin on väga kihvt aastaringselt tuleb välja, nii et päikeseprillid ette ja kokteilid kätte. Tere tulemast rannabaari Jõesuu lounge külalistajamaja. Me asume Väänõ-Jõesuu rannas, täpsemalt Väänõ-Jõe silla ääres. Tegemist on siis pereettevõttega, mis on asutatud siis minu ema ja minu poolt. Alustame oma 6. hooaega juba, et oleme päris pikalt avatud olnud. Aastatega on siin meil tegevus juurde lisanud, aga alustame sellest, et meil on väga lai menüü. Meil on värsked salateid, meil on kalaroogasid, meil on klientide lemmikud on burgerid, klubi võileivad. Nagu te siin näete, hästi palju on reklaami ka spritsijookidele, ehk siis lai valik kokteile, ka alkoholivabu kokteile. Meil on hästi palju mingid maja limonaade, mis inimesed juba teavad, tulevad küsivad, kes on meil püsikliendid. Ja siin ümber on ka natuke sellist meelelahutust ja elustiili, eks ole? Ja, et meie koostööpartnerid Subsurfing pakuvad siis supilauarenti. Lisaks on neil ka need päikseloengu matkad, et nad siis lähevad kõik koos suppidega nii-öelda merele. Lisaks me ise teeme siin live-kontserte. Meil on nüüd iga-aastane traditsioon, et siin kohalik esineja rändaja teeb päikseloengu kontserte, et see on nagu selline tasuta kontsert, mis me siis teeme lihtsalt kogukonna nagu jaoks, et inimesed tulevad iga ilmaga on tulnud. See hooaeg on meil siis tekkinud uus selline asi nagu ööbimine, mis on ka aastaringselt, saab tulla. Meil on siis 7 tuba, 2 voodikohaga ja nii laia kui eraldi voodieid. Ideaalne neile, kes soovivad sellist privaatset, rahulikku ööbimist, et hästi palju on ka siin sellist iseteenindust, et kuna me ei ole siin 24 tundi kohal, et siis inimene saab ise tulla. Meil on olemas lisaks ka saunad. Meil on soomesaun, infrapunasaun, seal on selline eelsuruum, kus saab teha erinevaid üritusi, et hästi paljud inimesed korraldavad oma sünnipäevasid siin või suvepäevasid. Ka pulme oleme siin pidanud. Kuigi me ei ole nagu Tallinnast nii kaugel, et me oleme ainult 20 kilomeetrit, siis tegelikult on see ikkagi selline tunne, et sa oled nagu linnast nii kaugel, et sa oled kuskil täiesti teises Eesti otsas.